Tere tulemast ja vaatamast meie järgmist e-agronoomi veebiseminari. Minu nimi on Elmar ja tänase veebiseminari teemaks on allalaetavad tabelid e-agronoomist. Vaatame täpsemalt üle, missuguseid tabeleid saab e-agronoomist alla laadida, mida nad endast sisaldavad ja kuidas ka neid näiteks printida niimoodi, et kogu info oleks võimalikult hästi prinditud paberil näha. Käin täna üle siis kõik tabelid, mis meil on siit hetkel kättesaadavad. Mõned nendest on olnud juba pikemat aega kättesaadavad e-agronoomist, kuid on siin ka selliseid tabeleid, mida on tekkinud juurde lähiajal ja võib-olla mõned meie kuulajatest ja vaatajatest ei ole veel teadlikud, et selline võimalus on olemas. Esimese tabeli, mille me lahti võtame, on vast üks kõige olulisemaid ja selleks on põlluraamatu tabel. Selle saab kätte, kui minna siis e-agronoomist põlluraamatu lehele ja valida import-eksport. Siin paremal pool kuvatakse siis erinevaid tabeleid ja infot, mida saab e-agronoomist välja kanda ehk siis arvutisse alla laadida. Esimene valik ongi meil PRIA põlluraamat ja et seda alla laadida, on vaja vajutada siia koostoaruanne, valida ettevõte, missuguse ettevõtte kohta sa seda aruannet soovid saada ja vajuta koostoaruanne. See võtab natukene aega, et ta ennast alla laeks ja lõpuks peaks tekkima sinu arvutisse siis tabel, mis annab teada sinu firma nimest ja sisaldab nime PRIA ning hulga numbreid. Oluline on märkida, et teinekord arvutiseadete tõttu ei pruugi arvuti ise kohe teada anda, et sa selle alla laadsid, ehk siis üldiselt lähevad alla laetud failid siis kas alla laetud failide kausta või ingliskeelselt downloads kausta. Hetkel on minul tabel siin ja avades selle, näeme me siis põlluraamatu tabelit. Avan kõigepealt esilehe põlluraamatu juures ja vaatame kiirelt üle, mida siin on näha. Põlluraamatu esileht annab teada siis kõigepealt sinu firma nime, millele sa koostasid selle põlluraamatu. Siin on isikukood, äriregister või maksukohustuslase registrikood. Kui seda ei ole e-agronoomi sul sisestatud, siis kõikides Exceli tabelites saad sa ka infot siinsamas koha peal muuta. Oluline on lihtsalt tähendada või meeles pidada, et muutes Exceli tabelis infot, ei muutu see info e-agronoomis. Ehk siis see konkreetne fail on juba sinu enda arvutis sees ja ei ole enam hetkel ühendatud e-agronoomi programmiga. Ehk siis, kui on infot siit puudu, võid julgelt ka arvutis käsitsi infot juurde lisada. Samuti saab siia lisada ka asukoha. Kontaktandmed tulevad siia selle inimese oma, kes on selle allalaadimise teinud. Ehk siis, kui mina laeksin kellegi teise ettevõttest alla, tulevad just siia minu andmed, kellena ma olin sisse logitud e-agronoomi programmi. Kui vaadata nüüd siia alla, siis siit järjest jooksevad kõik põllud, mis sai põlluraamatuga nüüd välja kantud. Need on vahelehed ja esimene vaheleht pärast avalehte näitab siis meile kogu põllunumbrite lehte, kus on välja toodud pindalad ja põllumassiivi numbrid. Kui siit edasi minna, saame me näha põldude haaval infot. Ja kuna neid põlde võib olla siin päris palju, siis kuvab siia programm ainult ühe osa põldudest. Selleks, et siit edasi liikuda ja leida üles põlde, tuleb kasutada neid nooli siin all nurgas. Siia peale vajutades saab järjest edasi liikuda, et leida üles just see põld, mida sa soovid lähemalt vaadata. Hetkel võtame siit lahti põllu nimega hirv ja vaatame kiirelt üle, mida see sisaldab. Siin on põllumassiivi üldandmed ja siia on kuvatud veel näiteks põllunumber ja pindala. Mullaproovide analüüsi andmed kuvatakse siia, kuid see on koht, mis on hetkel veel arenduses. Nagu siit on näha, siis on siin antud koristushooaja jooksul avalduvad toitained kokku ja siin on antud toitained.
Kindlasti tasub nendes lahtrites lugeda läbi, mida ta täpsemalt annab, et ei tekiks segadust, kuskohast need numbrid tulevad või miks nad on erinevad. Muidugi on siin kõrval näha ka pilt sinu põllust ja siia alla on koondatud põllul tehtud tööd ja kasutatud materjalid. Kõigepealt kuvatakse põllul tehtud töö kuupäevad, töö nimetus, töö tegijad, pindala, millel töö tehti, materjali liik, materjali nimetus, nende kogused ja NPK sisaldused. Viimase asjana on siia kuvatud ka märkused. Ehk siis, kui sa lisad mõnele tööle märkuse juurde, kus programm ütleb ka, et see läheb põlluraamatusse, siis just siia lahtrisse tulevadki need märkused. Kui sul on näiteks mõne töö juures kasutatud mitut materjali, siis juhtub sedasi, nagu me näeme siin. Ehk siis tekib siia kuupäeva, töönimetuse, töötegija ja pindala juurde tühimik, mis näitab, et antud materjali liiki ja nimetus kuuluvad siis eelpool mainitud töö alla. Kui sellele tööle on materjali juurde pandud, siis tekib siia ka rohkem lahtreid. Mõnikord juhtub, et info sisu on suurem kui see lahter. Selleks tuleb minna siia näidatud kohta, kus tekib hiirekursorist selline nooltega märk ja kui teha topeltklõps, siis see suurendab või vähendab vastavalt sellele, kui palju on teksti. Ehk siis kindlasti vaata üle, et kui sa soovid mõnda infot suuremini näidata siit, et sa siis kas topeltklõpsaksid või lohistaksid suuremaks. Nagu näha, siis hetkel suureks lohistamine töötas paremini ja ma saan näidata täpsemalt ära, missugust materjali on kasutatud siin töös. Kuidas nüüd seda lehte välja printida? Esiteks, kui minna, olla täpsemalt siis ühe konkreetse põllu lehe peal ja vajutada print, siis pakub ta võimaluse printida välja ainult see leht. Küll aga, kui sa soovid välja printida kogu põlluraamatut, siis tuleb nüüd järgmiseks jälgida, missugused on seaded printimise jaoks. Esimene nupp annab meile märkust sellest, missuguseid lehti me tahame printida. Praegune valik ütleb, et me soovime ainult ühte lehte, millel me olime eelnevalt, kui me vajutasime printimise nuppu. Kui siit valida aga kõik tööraamat, siis mõtleb arvuti natukene selle peale üle, kuna siin on lehekülge mitu ja me näeme, et siia alla on tekkinud nimekiri ehk siis 1–24. See annab märku, et meil on mitu lehte siin sees olemas. Need saab siin ükshaaval ka üle vaadata. Sedasi ta järjest edasi läheb. Et võimalikult hästi kasutada ära kogu paberipind, kui sa seda printima hakkad, siis kindlasti tasuks vajutada seda nuppu, mis on inglise keeles custom margins ja panna see sellise valiku peale nagu narrow ehk kitsas. Mõne lehe peal see muutust väga suurt ei too, kuid üldiselt hoiab see lehe siis täpsemalt niimoodi paigas, et võimalikult palju infot mahuks siia ära. Kui muidugi antud vaade on sobiv, siis võib jääda siia ka eelnevalt paigas olnud vaade. Kindlasti tasub üle vaadata ka selle, et printimise formaat oleks õige, et sa saaksid täpselt selle kätte, mida sa soovid. Ja kui kõik on valmis, saadki selle printima panna. Järgmiseks tabeliks, mida me vaatame, on meil väetusplaan. Selle saab samamoodi kätte siit põlluraamatust ja täpselt nii, nagu oli ka põlluraamatuga, tuleb vajutada koosta aruanne, valida ettevõte. Kindlasti, et koristushooaeg oleks vastav sellele, mida sa soovid kätte saada ja koostada aruanne. Selleks, et siit rägastikust, kus on alla laetud failid ära tunda, millega täpsemalt tegemist, tuleb kindlasti lugeda, mis on selle faili nimi. Ehk siis hetkel me räägime väetusplaanist ja nagu me siin näeme, on väetusplaan ka siin välja toodud selles nimes. Kui väetusplaan avaneb, siis esimene leht on meil infoleht.
See on kõikidel kasutajatel sama, ehk siis see annab märku sellest, kuidas on väetusega siis arvestatud väetamise ABC järgi. Ehk siis tegemist on lihtsalt infolehega. Kui nüüd siit alt taaskord valida järgmine leht, mille nimi on väetusplaan, siis me näeme juba täpsemalt infot väetamise kohta. Siia on välja toodud siis põldude nimed ja järjest paremale jookseb siis kogu info põldude kohta. Seda sama tabelit saad sa ilusti esitada nii PRIA-le kui Keskkonnaametile. Kui sa soovid seda tabelit välja printida endale kasutamiseks, siis tuleb arvestada, et see formaat ei ole kõige parem printimise jaoks. Mida see täpsemalt tähendab, on see, kui me soovime kogu seda infot ühe paberilehe peale mahutada, siis jääb see lugemine siit lehe pealt väga keeruliseks. Ehk siis hetkel tundub see kõik ilus, aga on teada, et siia tegelikult ei mahtunud kõik ära, ehk siis siia järgneb veel teine leht. Seda tuleb arvestada, ehk siis kui sa selle välja prindid, siis tekib siit 2 lehte ja sedasi lihtsalt on paberi pealt võimalik ka pisikest kirja välja lugeda ja on tegemist kasuliku tööriistaga. Jällegi tasub jälgida, et paberiformaat on õige ja et valida siis just see aktiivne lehekülg, mida välja printida, kuna seda lisainfolehte suure tõenäosusega tööks vajalik ei ole. Järgmine, mille me üle vaatame, on taimekaitseplaan. Täpselt nagu eelmised 2 on ka selle allalaadimine peaaegu et samasugune. Valid ettevõtte, koristushooaja ning laed selle endale arvutisse alla. Taimekaitseplaan uuesti välja toodud ilusti oma nimega ja näeb välja selline. Tegemist on siis lehega, kus on ühe vahelehe peal info ja siin on kõik info, mida taimekaitseplaani kohta peaks olema, ilusti välja toodud. Kontaktinfo, mis on siia toodud, taaskord on siis selle inimese oma, kes hetkel opereerib ja selle alla laadis enda kasutaja alt. Ehk siis kindlasti tuleb jälgida, et ei tekiks segadust. See allalaadimise nimi on just siis sinu või selle isiku oma, kellena sa olid sisse loginud e-agronoomi, kui sa tegid faili allalaadimise. Vaatame ka üle, milline näeb välja see, kui seda printida. See leht mahub ilusti ühe lehe peale, kuigi hetkel näitab ta ennast mitme lehe peal ja seda saab parandada järgmiselt. Esiteks tuleb vaadata, et oleksid ääred siis väikesed ja viimane nupp, mis valib, kui palju mahub infot lehele, siis tuleksid valida vastav seade, mis tooks kogu info ühe lehe peale välja. Muidugi oleneb info kogus ka sellest, kui palju on siis taimekaitsetöid tehtud. Kui see info sobib, et ta jääb 3 lehe peale, võib seda teha ka sedasi, kuid kõige mugavam on valida see kõik ühe lehe peale. Kui kõik on sobiv, saab selle taaskord välja printida. Järgmiseks vaatame üle, lähme siit lehe pealt täpsemalt välja ja lähme põldude lehele. Ehk siis, kui esimesena tabelina vaatasime üle, kuidas põlluraamatut alla laadida, siis tegelikkuses on võimalik ka põldhaaval alla laadida infot. Ehk siis võtamegi näiteks seesama põld nimega hirv ja kui ma soovin ainult seda põldu endale alla laadida ilma teiste põldudeta, siis vajutan nupule Näita detaile. Lähen selle põllu info lehele ja siin on samamoodi Exceli nupp. Kui siia peale vajutada, siis tuleb siia alla laetud lehele fail, teeme selle kohe kiiresti ka läbi. Siin ta meil on. Ja näeme ilusti sama vaadet, mida me nägime ka tegelikult põlluraamatu all juba enne. Lihtsalt on meil siin nüüd ainult üks põld.
Kui sa soovid seda printida, siis vahepeal olenevalt sellest, millised on sinu seaded, võib ta küsida, et anda luba selle lehe muutmisele ja tuleb liikuda printimise lehele. Vaadata üle, et kõik ilusti mahub lehe peale ja näeb välja täpselt nii, nagu sa seda sooviksid. Järgmise asjana vaatame kultuuride lehelt külvikorra allalaadimist. Selleks tuleb minna otse loomulikult kultuuride lehele ja leiame siit siis Exceli nupu. Siia peale vajutades küsib kõigepealt programm, missuguse ettevõtte põlde sa soovid lisada või soovid kõik põllud lisada. Kui see valik on tehtud, saad koostada aruande ja programm laeb sulle tabeli alla. Teeme selle lahti ja vaatame, mis me siit seest näeme. Esimene leht kuvab meile siis külvikorda. Oluline märkida, et siin tulevad ülevalt alla kõik põldude nimed, põllunumbrid, pindala ja massiivi number. Ja siit järjest hakkab jooksma siis info aastate kaupa. Alustab tabel 2013. ning liigub välja 2025. aastani. Ja siia on siis välja toodud kõik põhikultuurid, mida on märgitud antud põldudele. Lisaks on sellesama lehekülje allalaadimine kasulik siis, kui sa soovid saada kiiret ülevaadet või välja prinditud Exceli tabelit enda põldude nimedest, numbritest, pindaladest ja massiivi numbritest. Ehk siis, kui sa selle siit alla laed, esimesed 4 lahtrit on väga ilusti maha kopeeritavad ja kui sul on vaja kuskil näidata enda põldude nimekirja, siis seda saadki väga mugavalt teha. Kindlasti tasub jälgida, et siin all on veel lisalehti, ehk siis on välja toodud kultuuride haaval lehed. Kultuuride all on siis kuvatud, missugused põllud on missugustel põldudel on seda kultuuri kasutatud ja märgitud siis see kultuur. Ja mida siin taga veel näeb täpsemalt, on siis see, kas kultuurile on pandud ka allakülv ja vahekultuur. Vastavalt siis allakülvile näeme sulgudes AK ja vahekultuurile VK. Selleks, et näha, mis nad täpsemalt on, tuleb juba vaadata siis e-agronoomi programmist. Ja seda siis saab näha kõik kultuurid läbi. Selle oleme üle vaadanud ja järgmise lehena, mida saab alla laadida, on meil eelarve. Eelarveleht on siis alla laetav jällegi Exceli nupust. Avaneb ilusti meil siinsamas, kuid sellest ma väga pikemalt ei räägi, kuna eelarve lehekülg e-agronoomis on lähiajal uuendamisel ja sealt tuleb palju uut infot. Ehk siis sellest suure tõenäosusega teeme täiesti eraldi veebiseminari siis video või mõne muu kas koolituse või sellise infokandja, et saada teada, kuidas see täpsemalt töötab. Ladu on järgmine punkt, kus kohas me vaatame, milline näeb välja Exceli tabel, mis me siit alla laeme. Esiteks, enne kui alla laadida tabel, tuleb jälgida just seda, missugused on filtrid. Ehk siis vastavalt filtritele panna just see info kokku, mida sa soovid kätte saada. Nagu alati laolehele tulles, kuvab kõigepealt programm jooksvad kuud. Ehk siis hetkel 1. juunist kuni tänaseni 5. juunini. Kui sa soovid laoseisu printida välja pikemas ajas, näiteks kogu laoseis alates lao algusest, tuleks vajutada kõik kanded, uuendada väljavõtet ja vajutada Exceli nupule. Avame selle tabeli ja näeme kõigepealt esimest lehte. Siin on info toodud üleüldiselt välja ja alalehtedel on meil siis materjali kaupa toodud välja info. Kui sul on ühiselt hallatud ettevõtted, siis sa tegelikult näed ka, missuguse põlluga on see firma seotud.
Ehk siis sa saad teha vahet ka selle koha pealt, mis ettevõttele tegevused ja materjalid kuulusid. Kindlasti jälgi, et sa kasutaksid neid noolekesi ja saaksid siit liikuda just valitud materjalini. Viimase tabelina, mis me üle vaatame, on tööde tegemise juures olev tabel. Ehk siis siit me saame kätte infot selle kohta, missuguseid töid on planeeritud, missugused tööd on tehtud. Nagu ka lao juures on siin oluline, missuguseid siis filtreid kasutada. Kui sa soovid kätte saada kogu infot, siis filtrid võivad jääda nulli ja saad selle jällegi Exceli nupuga alla laadida. Siin me näeme, et jällegi on meil olemas alalehed ja siin on hästi oluline jälgida just seda, mida on selle alalehe peal kirjutatud. Nagu siin on näha, siis leht 1 on koristamine ja leht 2 on samamoodi koristamine, kuid nende erinevus on see, et leht 2 juures on linnuke ees. See tähendab, et esimene leht näitab meile ilma linnukeseta leht täpsemalt, näitab töid, mida me oleme planeerinud ja need ei ole veel tehtud. Leht 2 linnukesega kuvab meile töid, mis on juba tehtud. Siia juurde siis tulevad põllu nimi, põllu number, pindala põllu kohta, töötaja, kes tööd tegi. Kui sul on märgitud ka masinad, siis näidatakse siia masinad, millega tööd tehti, töö tegemise kuupäev, kommentaarid. Ja kui sul on kasutatud töö juures ka materjale, siis näidatakse siin taga materjale. Selleks võtame mõne töö, kus ma olen materjale kasutanud. Näiteks otsime ülesse taimekaitsetööd. Siin on ilusti näha, et materjalide lahtritesse tekkisid ka materjali nimed, normid ja kogused. Kui minna täiesti lehe alla, siis on ka kokkuvõte materjali üldistest nimedest, ehk siis kõik materjalid, mis on taimekaitses kasutatud ja palju neid kokku kogust on kasutatud. Lisaks on meil siin siis kommentaari lahter. Kommentaari lahter on see koht e-agronoomis, kus sa saad lisada infot, mis ei lähe põlluraamatusse. Küll aga tuleb see info näiteks just siia sellesse samasse tabelisse. Kõige parem näide selle kohta on, kui ma võtan enda tööde seast välja näiteks silo koristamise, kus ma olen kommentaaridesse kirja pannud, mitu rulli ma põllu pealt sain. Ehk siis, kui ma panen selle kommentaari kirja e-agronoomi programmis, siis ilmub see kommentaar siia. Ja nagu alati meeldib mul korrata üle, siis kommentaarid on just need, mis põlluraamatusse ei lähe, kuvatakse siin ja märkused on need, mida kuvatakse põlluraamatu Exceli failis. Sellised ongi meie siis allalaetavad tabelid. Kindlasti soovitan neid tabeleid jooksvalt alla laadida ka siis, kui sul ei ole vaja neid veel esitada, et sa saaksid natukene tutvust teha, mida need tabelid täpsemalt sisaldavad, kust kohast neid kätte saab. Ja võib-olla sa näed juba tabelist ära mingisugust infopuudust, mida sa saad hiljem e-agronoomi programmi sisestada. Kordan siinkohal veel üle, et info, mida sa muudad Exceli tabelis, ei muutu e-agronoomis sees. Küll aga muutused, mis sa e-agronoomis teed, muutuvad siis selles tabelis, mida sa uuesti alla laed. Ehk siis tabel, mida sa oled eelnevalt alla laadinud, ei muuda või siis ei võta vastu seda infot, mida sa oled vahepeal muutnud e-agronoomi programmis. See on selleks korraks kõik. Kui on tekkinud küsimusi, kuidas teha täpsemalt tabelitega tööd või mõni koht jäi arusaamatuks, siis võib siiasama selle video alla kommentaaridesse kirjutada veel küsimusi, kui sa ei ole seda teinud, või võtta meiega ühendust meie kontaktinfo telefonil või kirjutada meile. Oleme alati teil olemas, kui on küsimusi ja kindlasti leiame lahenduse. Mina omalt poolt tänan, et sa tulid vaatama ja kuulama seda videot ja kohtume juba järgmisel korral.